Ja Rahvusarhiivi teemadega lähme ka edasi. Järgmine ettekanne siis Rahvusarhiivi ühisloome tutvustus. Teemaks vallakohtud ja ettekande teeb siis Rahvusarhiivi kasutusosakonna juhataja Tõnis Türna. Head kuulajad, väga auväärt konservaatorid, tulin siia ja vaatasin ukse taga ka veel päevakava ja veendusin selles, et ma peaksin vist tegema hoopis tänase päeva kokkuvõtte. Aga kuna ma alles nüüd jõudsin siia, siis annate ehk mulle andeks, jätan kokkuvõtte tegemata, aga võin kokku võtta mõne sõnaga selle, mis hea kolleeg Sven just viimati rääkis ja lõpetas ka kohtute lainel. Nii kaua kui masin õpib veel lugema, kuigi teeb väga suuri edusamme selles, nii kaua me õpetame siis seda masinat veel ka vanamoodsalt ja palume masina abil inimesel lugeda ja lahti kirjutada arhiivitekste ja kas või näiteks selleks, et siis mõne aja pärast, kui see masin juba ise ludinal loeb, saab siis võtta selle töö, mis me ühisloome korras oleme teinud, endale testbaasiks ja sealt, kus meil pooleli jääb ja jõud raugeb, ise edasi lugeda. Et räägin ühisloomest ja räägin vallakohtutest, see on hetkel kõige värskem, kõige uuem Rahvusarhiivi ühisloome projekt. Ja ühisloomet muidugi on ehk pisut vähem kui 10 aastat arhiivides tehtud meil ja mujal prominentseid näiteid suurtest arhiiviriikidest, Ameerika Ühendriikides uhke lipukirja all, et ühel päeval on kõik meie allikad veebis kättesaadavad ja just sina saad aidata seda teha, erinevad ülesanded vabatahtlikele, keda nemad nimetavad siis kodanike-arhivaarideks, kirjutada allikaid lahti, lisada märksõnu, laadida üles oma andmeid, kõike sellist. Brittidel samasugune lähenemine siis märksõnastamise puhul, austraallastel siis arhiivi vastu võetud toimikute pealkirjastamisel ja leitavaks tegemisel siis sellise nimistu, pabernimistu kataloogiks muutmine ja hollandlastel selline tore keskkond, kus on võimalik eri mäluasutustel enda projekte üles panna ja kutsuda vabatahtlikke siis tegema kõikvõimalikke ülesandeid siis nende allikatega, enamasti siis ka lahti kirjutama, märksõnastama või nii edasi. Arhiivis Eestis oleme varasemalt jõudu proovinud kahe ühisloome projektiga ja esimene neist tegeles esimeses maailmaseas käinud eestlastega 4 aastat järjest, see projekt kestis ja veidi vähem kui 300 vabatahtlikku ühisel jõul sisestasid seal enam kui 200 000 kirjet. Järgmine projekt tegeles Tartu omaaegse rahvaloenduse andmete kaardile kandmisega, see aeg oli lühem ja ligi 70 vabatahtlikku tegid kättesaadavaks siis 20 000 või pisut enam kirjet, sidusid kaardiga kunagiste elanike nimesid ja kinnistutega neid andmeid. Et sealt edasi liikudes ja järgmist ühisloome projekti plaanides võtsime endale silma, et need inimesed, kes kõige rohkem nii või naa igapäevaselt arhiivi vastu huvi tunnevad ja arhiivi teenuseid kasutavad, need on siis suguvõsa ja kohaloo uurijad ja teades, kui palju on juba uuritud kirikuraamatuid ja teada saadud, kes olid esivanemad, millal nad elasid, kes nende pereliikmed olid, aga ei suurt enamat, et kui mitu põlve on juba vahelt läinud ja mälestust ei ole, siis esivanemate eluolu ja tööde tegemiste kohta ei ole lihtne andmeid leida, aga need andmed ometi arhiivis on olemas, nii et jõudsime vallakohtute pärandini ja umbes aasta otsa kestsid selle projekti ettevalmistused.
tegime koostööd ülikooli ajaloolaste keeleteadlastega, kui välja töötasime reegleid, kuidas see sisestamine võiks välja näha. Oli ka europrojekti toetus, et seda keskkonda ehitada ja kujundada nii, et jõudsimegi avamiseni siis sellel aastal. Ja vaatan ise ka üllatusega, et täna on justkui väike sünnipäev, 9 kuud tagasi Nooras toimus siis vallakohtute ühisloome projekti pidulik avamine. Samal ajal pidulikult näidati ka kinolinadel Tõde ja õigust ja see omakorda aitas siis inimestel jõuda sellesse miljöösse, kus need vallakohtute lood aset leiavad ja toimuvad, et piltlikult öeldes siis suur, aga lihtne oma ülesehituselt ülesanne võtta üks tohutu omaaegne tekstimassiiv, võib öelda 19. sajandi karistusregister ja muuta see pildist tekstiks, et on see juba aastaid olnud kättesaadav uurijatele saagas, neid pilte on saanud lugeda ja lapata, aga et oleks ka võimalik tekstis otsida olukorras, kus transkriibus ja käsikirjase teksti automaatne tuvastamine veel ei toimetanud, muuta inimeste abil see siis otsitavaks ja leitavaks. 2 sõna vallakohtu kohta hästi palju üldistades võib öelda, et põhiliselt 19. sajandil ja põhiliselt siis talurahva esimese astme kohtuasutusena ta tegutses, oli korraga algusaegadel ka selline esmane omavalitsusorgan, täitis politsei, notari ülesandeid ja nii edasi. Ja kuna menetles oma asju suuliselt ja selges eesti keeles ja selle põhjal pandi need siis ka kirja kirjutaja poolt, siis niimoodi tekkiski tohutu massiline eestikeelne allika massiiv, võib-olla esimene ajaloos, kus selles ulatuses eestlased eesti keeles ametlikke dokumente lõid. Ja seda rolli täitsid, nagu pildiltki näha, tavalised lihtsad talupojad, valla kogukonna liikmed, peremehed, kes siis iga 3 aasta tagant enda seast uue kohtukoosseisu valisid. Laias laastus, kui rehkendada nii, et 19. sajandi jooksul on umbes 1000 valda Eesti aladel tegutsenud, siis Rahvusarhiivis meie seinte vahel on säilinud ligikaudu poolte nende valdade vallakohtute arhiivid. Kokku on seda enam kui 2000 raamatut ja 235 000 digipilti digiteerituna. Ja mõistagi on see väga oluline allikas, mis tolle aja inimeste elust, olust, tegemistest, töödest, suhetest räägib, aga kuna ta on selline kronoloogilises järjekorras, nii nagu kohtus asjad arutusele tulid, kirja pandud üks ühe järel, siis see info leidmine sealt on suhteliselt töömahukas ja seetõttu võib-olla ei ole seda allikat nii palju kasutatud, kui palju ta väärt võiks olla. Ja selges eesti keeles loetavas ilusas käekirjas, nagu te näete, et suhteliselt jõukohane ülesanne, nagu me arvasime, võiks olla vabatahtlikele, et oma vaba aega sisustada ja aidata siis arhiivil oma kogusid kättesaadavaks teha. Nii et sellise ülesande püstitusega me pihta hakkasime 9 kuud tagasi. Ja kiiresti läbi käies see keskkond on niisugune, et on võimalik Eesti kaardil jõuda sinna piirkonda, mis teile mingil põhjusel huvitav või oluline tundub, leida sealt kaardilt need toona tegutsenud vallakohtud, mille arhiivid on säilinud ja siia projekti kaasatud juba sellel kohtul või kihelkonnal, siis esmalt klikkides saate ette kohtute nimekirja ja kohtu puhul siis loetelu nendest raamatutest, mis on selle kohtuarhiivis säilinud. Nagu te näete, pealkiri väga palju sisu ei ava, protokollid, aga ajavahemik näitab siis, kui suure valla puhul võib olla iga aasta kohta eraldi raamat, väiksema kohta võib-olla selle tegevusaja kohta ainult paar tükki. Ja kui see on avatud, kui see ei ole hetkel kellegi teise käest töös, on võimalik siis see raamat avada ja seda ühisloome korras seda teksti ümber trükkima hakata. Ja põhimõte on lihtne, üleval on pilt, alla tuleb selle pildi põhjal tekitada tekst. Ma ei hakka kaugeltki rääkima siin sellest, millised täpselt on need reeglid või ülesanded, kuidas me seda tööd ette kujutame, aga põhimõte on lihtne. Üsna vähe on sellist infot, mida me soovime eraldi väljadele. Põhiosa sellest tekstist läheb siis ühes reas
sisu lahtrisse kirja ja täpselt sellisena, nagu ta omal ajal kirjutatud on, et sellistel innukatel arhiivikasutajatel on tihti palju eelnevaid teadmisi ja kui mõni nimi on näiteks valesti kirjutatud, võib olla soov see ära parandada või õigesti kirjutada, aga lähtekoht on siin see, et täpselt niimoodi, nagu ta on omal ajal kirja pandud, täpselt sellisel kujul see tekst ka ümber lüüa, et ta oleks kõikidele võimalikele uurijatele järgnevalt kasutatav ja on võimalik märgendada kohti ja isikuid tekstis, et selle abil siis ühelt poolt siis hõlbustada otsinguid ja teiselt poolt õpetada masinat seda nime edaspidi tekstis ära tundma paremini. Ja ka segaseks jäävad kohad saab ära märkida, et siis teised kasutajad hiljem aitavad need välja lugeda. Loomulikult on erinevaid abitekste, linke, kõik see, mis ühe keskkonna juurde kuulub ja saab ka teha otsinguid kõikide nende parameetrite järgi, mis info siin sisestatud on, et sellel kõigel ma pikemalt ei peatu küll, aga kui te olete teinud otsingu ja saate tulemuse, tabeli vaate, näete seda loo algust, siis vajutades lingil loe veel avaneb siis selline tekstivaade, kus on see lugu puhtal kujul kirjas ja on võimalik minna edasi siis sellisesse detailvaatesse, kus on siis ära toodud ka kõik need eri lahtritesse märgitud lisaandmed ja link sellele pildile endale, et saab võrrelda ja jagamise ja kõik muud sellised nupud ka. Reklaami eesmärgil kord kuus uuendame siis ühte sellist kuu kohtulugu, et esmakordsel külastajal oleks võimalik kohe mingisugune aimdus saada, mis laadi allikaid siit keskkonnast leida võib ja millega need vallakohtud tegelesid. Siin oli üks selline väga ehe Tõe ja õiguse lugu, kuidas kaks naabrimeest ühe kraaviga jändavad, et üks paisutab ja teine lõhub tammi täiesti elust enesest suure kõpust. Ja tegijad leiavad ennast edetabelist ja kui nad ei soovi oma nime avaldada, siis on siin selline kood toodud, aga enamasti nad soovivad ja jälgivad oma positsiooni hoolega siin, et kui keegi hakkab altpoolt lähenema ja ohustama top 5 hulka kuulumist, siis hakkab see number ka ülespoole minema, et iseenesest selline juba motiveerib asjaolu. Ja selle 9 kuuga, mis on ju teatavasti üsna viljakas aeg, oleme me jõudnud sinnamaale, et need vabatahtlikud on sisestanud enam kui 23 000 omaaegset kohtulugu, on need täistekstina ümber trükkinud. Iga päev keskmiselt lisandub 85 protokolli. Ma ei hakka siin pikalt rääkima, kui erinev võib olla muidugi protokolli mõiste, et ta võib olla mõnerealine ja mitmeleheline, aga kuidagi paremini me või teistmoodi ei ole seda otsustanud mõõta. 171 vabatahtlik on üldse proovinud ja alati nende ühisloomeprojektidega on selline lihtne fenomen, et kujuneb välja selline juhtrühm, inimesed, kes teevad ära suurema osa kogu sellest tööst. Hetkel ma veel siin nii öelda ei julgeks, aga see, kes hoiab esimest positsiooni, on tõesti sisestanud 12% ja esimesed 5 kokku umbes 34%, et kolmandiku kõigest sellest. Ja päeva jooksul 60 külastust, et elu ja tegevus käib. Hästi kiiresti, kui veel mõni minut on aega, ütlen seda, et kui siin on 23 000 protokolli sisestatud, siis on see väga huvitaval kombel täpselt sama palju, kui omal ajal August Traat monograafiat vallakohus Eestis kirjutades ise läbi töötas ja selle põhjal järeldusi tegi, et seal on ka täpselt 23 900 protokolli ja tekkis kiusatus vaadata siis selle seni sisestatu põhjal, kas see kinnitab või lükkab ümber Traadi järeldusi ja ümber muidugi ei lükanud. Loomulikult saab analüüsida seda 23 000 lugu, mis siin täna on kõikvõimalikel eri viisidel, eri uurijate poolt. Antud juhul jõudsime sama järelduseni, et põhiliselt oli tsiviilkohtuga tegemist ja kaugelt suurem osa vaidlusi käis siis erinevate võlanõuete ümber näiteks ja selliseid üleastumisi ja väärtegusid oli umbes 25%. Täpsem nimekiri on toodud siin, et laenud ja võlanõuded ikkagi selgelt kõige levinum ja vargused, varavastased kuriteod ja kahjutasunõuded seal järel, et kui temaatiliselt vaadata,
kõige rohkem millegipärast on sisestatud Tartumaa protokolle, ei tea, kas selle tõttu, et Noora asub Tartus ja aktiivsed arhiivisõbrad on peahoone ümber koondunud või on kõige rohkem siis, no jah, ühesõnaga, Tartumaalt on kõige rohkem tänasel päeval. Ja üsna aktiivselt need ühisloojad ka jagavad neid lugusid isekeskis erinevatel sellistel kogukondlikes jututubades aeg-ajalt ilmuvad mõned lood, mis on siit leitud. Isegi Perekooli Foorum on vallakohtud avastanud, tõsi küll, see arutelu jäi pisut soiku, seal ei võtnud vedu. Olin hiljaaegu Pärnu muuseumis, kus Väärikate klubi etendas vallakohtu istungit, oli jälle päris huvitav kogemus ja loomulikult teadustöös, et üks värskemaid lugusid, mis suurel määral toetub ka selle projekti tulemustele ja vallakohtute materjalidele on Kersti Lusti artikkel vallaslastest 19. sajandil, et uurijaid on siin loomulikult eri teemade lõikes palju, aga kuna on konserveerimise keeltest juttu ja keeleaasta ja keeleteema, siis loomulikult on kõikvõimalike genealoogide ja koduloolaste, ajaloolaste kõrval tänuväärne sihtrühm ka keeleajalooga tegelejad ja varasemad sisestused enne selle ühisloome projekti on juba arvatud ka vanakirjakeele korpusesse ja on koostöö ja plaan neid andmeid seal uuendada ka meie projekti tulemustega. Ja üks artikkel, mis varasemas koostöös on kirjutatud, kus keeleteadlased siis püüdsid analüüsida seda potentsiaali, mida vallakohtute pärand nende uurimise jaoks pakub, siis põhimõtteliselt on tegemist sellise väga murrangulise ülemineku ajaga, kus toimub nagu kaks üleminekut, kõigepealt siis sellise Põhja-Eesti ja Lõuna-Eesti kirjakeele vaheline selline maade jagamine, et ei ole veel valdavaks saanud see põhja-eestiline kirjakeel ja kirjaviiside vahel sama viisi, et on vana saksa ortograafia reeglite järgi kirjutatud eesti keel veel tugevasti pildil ja ei ole tulnud asemele tänaste reeglite kohaselt kirjutatav keel. Ja kui sinna juurde võtta murdekeel, siis kõiki neid aspekte on väga huvitav jälgida, et loomulikult on väga tugevalt murdekeelsed need protokollid ja mida murdeuurijad on rõõmuga märganud, on see, et kui nende kõige varasemad salvestised pärinevad seal 20. sajandi esimesest veerandist heal juhul ja selleks ajaks oli ikkagi see toona käibiv keel juba palju muutunud, et siis siit võib leida selliseid murdevorme, mille olemasolust on küll aimu, aga mille kasutamise kohta nagu selliseid praktilisi näiteid ei olegi olnud. Et üks näide lihtsalt siin, kuidas ka masin on püüdnud analüüsida seda tohutut tekstikorpust ja otsinud sealt sõnu, mida ta varem ei tea, et kui siin oli selle testandmestiku puhul tegemist siis ka osaliselt varem normaliseeritud tekstiga, aga see tekst, mida ei olnud vanast kirjaviisist puhastatud, siis on näha, et umbes pooled sõnad on olnud tundmatud ja isegi kui nimed suure tähega algavad sõnad ära võtta, mis ongi tundmatud, siis neid on ainult 20% ulatuses, et see keel on väga, väga erinev siis käibivast keelest ja lihtsalt mõned näited päris lõppu, et see vana ja uus kirjaviis, see on siin näha, need topeltkonsonandid ja lühikesed vokaalid, see on see, mida sellistel vähem teadlikel uurijatel on alati kiusatus niimoodi ka lugeda ja hääldada püüdlikult. Aga tõesti need tekstid kubisevad siis sellest vanast saksapärasest ortograafiast, nende reeglitega kirjutatud eesti keelest, moonutatud keelest, aga samas ka jah, et 1867, et see ei ole see keel, mida postipapa Jansen kirjutas, et see on see selline käibiv keel, mida omavahel kasutati ja tihti ka otsese kõnena kirja pandud, et selles mõttes huvitav andmestik ja kui me liigume kuskile näiteks Lõuna-Eestisse, kus murdekeelsuse tõenäosus on palju suurem ja võtame selle vana kirjaviisi ära, siis näeb ka siin ikkagi täiesti sellist puhast murdekeelt ja selliseid sõnu lehmana tõesti käibis ja on siia selliselt ka kirjutatud ja kask ehk kasukas ja nii edasi, nii et võib öelda, et need on ikkagi puhtalt täielikult, mida vanemad protokollid, seda puhtamalt murdekeelsed nad on.
ja sellised igasugused pikad loetelud, sõnad, leivamõhk, üüvlepakk, mõsuruhi, et väga palju selliseid murdesõnu, mille puhul tihti täna võib-olla on isegi vaja vaadata sõnaraamatust abi. Aga keel keeleks, kuna seisan siin lugupeetud konservaatorite ees, siis tegin ka sellise mõtteharjutuse lõpuks, et vaadata, mida on vallakohtutes öelda teie tsunfti tööde ja tegemiste kohta ja ilmselt ma ei üllata teid, kui ma ütlen, et sõna konservaator või konserveerimine seal ei esinenud, aga minu arusaamises võib-olla kõige lähedasem amet tollases külaühiskonnas võis olla sadulsepp teie tööle, kes tegeles nahkasjadega ja tegi katki läinud asju korda. Ja leidsin ühe sadulsepa loo, neid oli tegelikult rohkem. Palun, ärge nüüd paralleele tõmmake ja üldistusi tehke, kõik on meelevaldne. Ja jõudsingi looni, kus on, kui tahta nüüd midagi öelda, siis võib öelda seda, et selle väga olulise ülesande täitmise kõrval selle ülesande täitja elas ka väga lõbusat ja täisväärtuslikku elu, aga muus osas see lugu on lihtsalt tunnistus sellest, kui ilmekaid kirjeldusi tollasest elust need protokollid endast edasi annavad. Ja siin on see sadulsepp olnud üks soldat, kes on oma aja ära teeninud ja külaühiskonda tagasi jõudnud ja elab ühe taluperemehe juures kostilisena. Ja ühel pühapäeval, kui ta siis kõrtsist tuleb ja natuke viinast väsinud on olnud ja sängi peale maha istunud, siis ta on hakanud laulma, et tuju on hea ja siis korraga ootamatult on ta ühe kõrva laksu saanud, ise ka ei tea, kos see tulnu ehk kes temale seda annu ja nüüd kaebab peremehe kohtusse, sest kahtlustab, et ju see ikka peremees oli, kes talle selle laksu andis. Ja nüüd siis seda lugu arutatakse, muuhulgas leidsin ka ühe sõna, mida mina ise varem ilmaski kuulnud ei olnud, tüdrikud olid teda nekkinu, nekkima murdesõnastiku järgi tähendab narrima, ei olnud kuulnud, aga huvitav sõna. Ja siis ajas soldat tüdrukut tarest välja ja läks ise ka ühes ja siis tuligi verise kõrvaga tagasi, ühesõnaga pikk ja ilmekas kirjeldus, aga kokkuvõte on muidugi karm, et kuna ka praegu kohtulaua ees seistes see soldat mitte õige tark ei ole, vaid viina rohkest joonu, siis see kaebust mitte vastu võtta on kohtuotsus. Aitäh tähelepanu eest ja tere tulemast! Aitäh, suurepärane ja väga meeleolukas ettekanne, mille pealt me saame minna küll edasi ka meie enda teemaga, aga äkki mõned küsimused veel Tõnisele? Ei ole? Minul oleks küsimus, et need vabatahtlikud, et oskad sa mõne sõnaga öelda nende vabatahtlike nagu tausta kohta või kui palju sa nendega ise oled kokku puutunud? On need siis muuseumiga seotud inimesed või on vanem generatsioon või on nad lihtsalt koduloo uurijad? Ma võin öelda, et nende hulgas on kõikvõimalikke tüüpe. Ja oli arvamus meil ka, et tulevad jälle uuesti kaasa need inimesed, kes kahes eelmises projektis juba kaasa lõid ja mõnel määral see ka nii on, et seal esikümnes on kindlasti inimesi, kes olid juba oma sõrme andnud arhiivile varem siis selle Ilmasõja või Tartu projekti puhul ja nüüd jätkavad seda tööd, aga on ka täiesti uusi ja sealhulgas olen kohtunud ja aidanud seda algust teha, on väga eakaid inimesi, on 90-aastane proua, kes väga aktiivselt sisestab ja on ka väga noori inimesi, on neid, kes on ülikoolis mingi uurimistöö raames hakanud seda tegema ja jätkavad. Aga see, kes esikohal näiteks on, ei ole ma suutnud tuvastada tal mingit varasemat seost arhiiviga, ütles, et olen temaga kirjavahetuses olnud, ütles, et püüab täna oma elu ja tööd nii sättida, et 10 lugu päevas sisestaks, et selle aja ikkagi leiab. Nooremas keskeas meesterahvas töine ja tegus mingis muus valdkonnas, aga lihtsalt kuskilt avastas, leidis selle uudise ja hakkas kaasa lööma. Nii et väga erinevad on need inimesed. On aga saanu premeeritu? Jaa, ma jätsin ütlemata, et kaua see projekt kestab, et vaatasin neid numbreid ja arvutasin seda oodatavat lõpuaastat, et kui sellise praeguse tempoga läheb, siis kulub 19 aastat.
et kõik need lood sisse lüüa. Et seetõttu me ei ole võtnud sellist hoiakut, et me väga tihedasti premeeriksime ja kokku saame, aga aasta lõpus või järgmise aasta alguses on plaanis kindlasti neid meeles pidada ja selline igapäevane suhtlemine käib kogu aeg, aga nagu ka varasemate projektidega et me ikkagi hoiame seda suhet ja sidet ja teeme aeg-ajalt siis selliseid tähelepanu avaldusi ja kingitusi inimestele. Suurepärane, aitäh!